kui me jagame materjali internetis, mille puhul me ei saa sellest aru, et kust see tulnud on või mis selle mõte on, et selle juures on näiteks lihtsalt mingi aspekt, mis meile tundub koomiline või veel kord, mida meil on väga lihtne uskuda, siis see on selles mõttes ohumärk, et me võime sattuda osaliseks selliseks infokandjaks ise ja kui me juhtume veel olema oma sõprusringkonnas eriti millegipärast usaldusväärne või see, kellelt laekuvat infot võetakse kuidagi kergemini omaks. See on mingisugune siis arvamusliider või mitte formaalne liider muus mõttes, siis see on veel selles osas eriti vastutustundetu ja ohtlik, et kui hakatakse enese teadmata võimendama kellegi lugu, mis võib-olla ohustab meid ennast niimoodi, et me ei saa sellest isegi aru. Et küsimus, miks nad sellest aru ei saa, sellele on väga raske vastata. Ma arvan, et nad sellepärast ei saagi, et nad lihtsalt ei hooli, et nende jaoks ei ole see oluline. Vähemalt nad ei saa aru, et see võiks olla. Muuseas, need kasulikud idioodid pole kaugeltki kasutud nende jaoks, kes neid ära kasutavad. Nad on meie jaoks idioodid, nende jaoks on need suur leid, sellepärast et tegemist on oma arust väga tarkade ja nutikate inimestega. Aga millest see tuleneb? See tuleneb ainuüksi sellest, et me ei saa aru väga sageli. Räägime praegu ainult ühest lõikest. Me ei saa sageli aru, kus me paikneme. Ja nii mitmegi sõnavõtu puhul mina soovitaksin enne, kui seda kõva häälega välja öelda, võtta kätte ja üldse hoida käes. Tegelikult võiks hoida taskus Euroopa poliitilist kaarti. Ja kui esineda mõne sõnavõtuga, mis oma sisult paigutub kuskile mingisse sfääri, mis oleks kuidagi tõlgendav, sest kasulik idioot saab olla kellegi teise jaoks kasulik. Seega juba tuleb sisse see geograafiline, ruumiline määratlus ja siit see soovitus kanda seda kaarti taskus, sest kasulik idioot Läti jaoks on väga raske olla. Soome jaoks täpselt samuti. Tõenäoliselt meie maanurgas see kasulik idioot on kasulik Venemaa jaoks. Räägime nii, nagu asjad on. Ja sellepärast, kui tulla välja mingisuguse mõttega, võiks ju natukene arutleda. Võtta see kaart välja taskus, teita sellele pilk ja mõelda. Et kui keegi räägib mingisugust müüti sulle, mingisugust lugu, siis sa ei saa minna väga seda lugu parandama või et see fakt ei ole täpne või siis, et tegelikult oli hoopis niiviisi, et kui sa ei lähe päris oma lugu rääkima, siis seda katkist lugu väga parandada ei saa. Nii lihtsalt on, et see sinu ainus võimalus, kui sa arvad, et keegi räägib meie suhtes vaenulikku lugu, nii ka Eesti puhul, kui riigina, et kui keegi tuleb meie riiki lõhkuma mingisuguse loo abil, siis meie vasturohi saab olla see, et meie lugu on parem. Et me ei saa loota selle peale, et me oleme kuidagi lihtsalt vastu. Kui oleks ainult vastu, siis ei oldagi millegi poolt. Nii et me peamegi sellest saama aru, et meil on oma riik, oma lugu ja me peame oma riigis suutma seda lugu ise rääkida. See ei tähenda, et meil on mingi üks riik ja üks lugu ja ma ei taha sihukest juttu rääkida, aga aru saame, et meie lugu võib-olla ongi see sama vaba maailma lugu, et kus võibki olla väga palju erinevaid lugusid ja kui keegi ja erinevaid arvamusi ja kõik muud sellist. See on kuidagi meie jaoks tänasel päeval õnneks juba üsna iseenesest mõistetav. Kui ma nüüd näiteks tahaksin ja ütlen välja mingisuguse mõtte, millega ma võin järsku saada mõne valija juurde või natuke populaarsust. Mida see lause või kuidas see lause on tõlgendatav, kui me nüüd või mina panen selle raamistikku, mitte et see on mulle kasulik, vaid kuidas see lause suhestub Eesti kui tervikuna, Eesti huvidega. Ja siin tuleb mängu üks väga oluline moment.
me oleme piiririik. Me oleme piiririik. Aga mida tähendab piir? Piir on tungide tasakaalujoon. See situatsioon, mis meil tekkis 80ndate lõpul, 90ndate alguses, kus me võisime vabalt valida, kuhu me tahame kuuluda. Ja see ei ole mitte lihtne piir, see on tsivilisatsioonide piir. Kui me tahame kuuluda siia, me tahame kuuluda sinna, siis tuleb ausalt nii öelda. Olla siin mitte kuuludes mitte kuskile ei ole võimalik. Ajalugu ei tunne midagi sellist. Need on väga ajutised hetkelised situatsioonid. Need ei kesta kaua. Ja sellepärast ei tasu kaugeltki arvata, et sellel jõul, kes paikneb meist idas, poleks tungi jõuda selle maa loodusliku piirini ehk mereni. See on alati iseloomustanud Vene tunge. Ja võt ongi kasulikud idioodid need, kes loovad fooni loomulikult ühest lausest, ühest mõttekäigust ja eriti palju ei sõltu. Aga luuakse foon, ükskõik milleks. No näiteks mingi väljaütlemine, et venelased võiks välja ajada. Ma räägin praegu utreeritud variandis. No seda tiražeeritakse. See kasulik idioot võib mõelda väga toredasti, elu Eestis läheb tunduvalt paremaks, venelaste seas palju kurjategijad, ajame nad välja ja elu muutub tunduvalt paremaks. See lause, mis on teise poole jaoks, mitte idioodi lause, aga see vormistatakse väga targa inimese lauseks, Eesti riiklikuks poliitikaks, Eesti niisuguseks arusaamaks, see tiražeeritakse väga laialdaselt. Ja kui tekib mingisugune situatsioon, mingi soodne moment realiseerida oma laienemissoovi, siis tänu nendele kasulikele idiootidele on loodud foon vastikust, ebameeldivast naabrist, kellele tulekski koht kätte näidata, kes on igati ära teeninud selle suhtumise, kes ei salli neid ja miks meie peaksime neid sallima ja seda loetelu võib lõputult jätkata. Vot see on see roll, mida need inimesed mängivad. Nad pole kaugeltki idioodid. Idioot on üldse halb sõna, see on lihtsalt väljend. Aga oma mõtlematute sõnadega, käitumisega, sammudega, kokkusaamistega loovadki selle maailma, kus sellel teisel poolel on neid vaja, sest neid saab rakendada nende eesmärkide elluviimiseks, mis on selle naabri lõppeesmärk, ütleme siis niimoodi.